tere hommikut! Võidika kana pidi siis vaatab seda siin. Tere hommikut! Tere hommikust! Kuidas läheb? Hästi. Tänu issandale toidu eest. Me õnnistame seda toitu Jeesuse nimel. Amen. Siin on vesivõimlemine, ujumine. Seal saab jällegi võrkpalli mängida. Päike on täna päris kuum. Kell on, ma ei teagi palju, 12 läbi natukene. Aga kõrvetab päris mõnusalt. Miku on nüüd kogu aeg sinna King Kongi tahtnud minna. Andre ja Miku jäid kinni sinna. Meil on täna magusapäev, pühapäev ja magusapäev ja mina sõin viimati magusat juulikuuses. Viimati on tasnud süsivesikut juulikuuses ja nüüd ma tahan... ma tahan proovida neid araabia, mis need on juhitavad, sellised tavakoostus, väga ei juhita, aga täna teeme siis magusapäeva, mitte päeva, aga toidukorra ja pika aja, siis vaatame, mis juhtub. Siin võib lihtsalt see asi olla, et kui ma üle pika aja süsivesikut söön, siis võib lihtsalt see olla, et no igaks juhuks teeme selle päeva, selle koogi proovimispäeva nüüd 2 päeva enne ära, et lihtsalt, et lennuki peal vetsus käimise vajadust ei oleks kogu aeg, ma ei tea, mis saab, ma ei ole väga ammu söönud, nii et täna on siis selline spetsiaale hetk. Oled õnnelik ka või? Oled või? Kommentaari. Ei kommentaari. Okei, siin on siis see saak, ehk siis tavalised eestipärased tordid mind väga ei huvitanud, aga need on väga huvitavad, mida ma väga tahan proovida. Minu magus on see. Mulle tundub, et üks või enamus on isegi mingi mannagruupidest vist tehtud. No nii, ma olen elevil. Ma ei tea, kas ma julgen seda oma suhu panna, ma olen nii suhkruvastane tegelikult, aga ma tahaks seda punast, seda proovida, vaata seda punast tükki. Nii et proovime siis appikene, see on nagu suur pott. Let's do it! See pole raske. Ma kujutasin seda suurema elamusena ette. Jaa, aga väga hea on. Selles mõttes, et on ikkagi väga teistsugune kui Eesti maiustused. Oota, ma proovin seda ka. See tundub nagu see oleks... Andre ka. See tundub nagu mannakook. Ei midagi erilist. Mannakook on küll hea. Proovime seda ka. See on mingi šokolaadist. See on väga hea. See tundub ka nagu mannakas ja nagu baklava ja sina kohvi ka kõrvale. Hästi.
Andre teeb pattu või? Patupäev on koogipäev. Mõnupäev. Mõnupäev. Pleasure day. Pleasure day. Okei. Kuidas oli siis suppa? Miks ta üks silmaimu ole? Selles mõttes, et mul oli niimoodi, et kui ma sõin selle pool sellest ära, ma tundsin, et see oli nagu nii magus, mul läks süda pahaks ja tuli kohe värske puul ja isu. Aga nagu selles mõttes, et sai ära söödud, ära proovitud, sest mulle meeldivad mingid sellised araabiapärased sellised maiustused. Kunagi ma lasteaias töötasin, siis mõni araabia vanem, mõni ema ikka tõi sinna mingi oma kuusekad värki, see oli päris hea. Aga ma ei tea, ma arvan, et ma vist järgmine pool aastat rohkem ei taha, kui just midagi väga-väga head ei tule, aga tavakoogid ja sellised asjad nagu ei tekita isu, aga jah, mul läks ikka süda pahaks. Et ma saan aru, miks kohvi sinna kõrvale juuakse, sellepärast, et sa aitad natukene neutraliseerida. Lõpuks oli niimoodi, et ma lihtsalt tundsin ühte suhkrumaiku suus nagu. Kuidas sinuga on? Selleks aastaks kõik, jah? Ma arvan küll. Et praegu tunnen, et ei taha rohkem. Tiina, mis me täna teeme? Filmid või? Ei filmid. Konni vahet, jah? Ma ei tea. Meil on paar varianti. No tegelikult vaata, kuna nüüd teil oli magusa päev, see oli mõte, et kõnniks 7,8 kilomeetrit nüüd poodi. Ja fix price poodi. Näeks jala pealt Jah. seda elu sinna, aga Sinna lähme taksoga, tuleme. võib-olla tagasi. Noh, sealt kõndiks me saime ennast üles löödud. Et lähme linnaga, et minul on nagu sügis ja Jaanikal on nagu suvi. Aga mul on kogu aeg suvi. Aga me ei viitsi minna tegelikult eriti. Täna ei viitsi minna, ma annan siis suhkrus miinusel täna, see on nagu nüüd suhkrupäev. Ühesõnaga siis näeme lihtsalt tuusad välja ja lähme Basseini siinsamas. Tiinal on üks äge mäng kaasas. Ja täna on pühapäev ja mis ikka siin pingutame nii kõvasti. Me oleme nii palju juba käinud ka tegelikult igal pool nagu iga päev. Kuule, aga seda riietust ei saa raisku lasta, et me peame ikkagi inimeste sekka minna. Näitama. Aga mõtlesime, et äkki lähme basseini äärde mängima. Tiinal on üks äge peremäng kaasas. Jah, lähme vaatame, äkki saame kuskil vaikse nurga. Ossa. Võtame Miku niimoodi kaasa, kui ta ei viitsi tulla meiega mängima, nii et siis vägisi. Peame Miku mängima meiega. Miku on nagu tikk. Tikupoiss. Tikupoiss on siin, jah. Nii, kus me... Oh, kuule, basseini. Basseini, oota, paar siin ka. Üks. Oh, Jaanika. Kaks. Basseini või? Okei. Grill on ka juba soe, hõõgub siin. Täna on koftat ehk siis lammast tuleb jälle. Me istume siia, sätime ennast sisse ja hakkame mängima. Nii, Tiina võttis kotiga mängud kaasa. Mis sa tegelikult kaasa võtsid? Täpselt see kott oli. Täpselt samas kotis olid tal mängud. Mis sul siin sees on? Näita mulle, palun. Ja siis ma hakkasin nüüd mängusid välja võtma. Ja siin on parfüümid ja õli, mis meile ostsime Neferiti poest. Milline päev täna on? Täna väga, jah, uimane päev, selline väsinud päev kõigil. Nii et, Andre tuleb sealt. Tere, Andre.
sa kõnnid nii ilusti. Nii asjalikult. Ma tõin Tule istu. Käsu peale ma istun. Kuule, Tiina võttis kogemata oma parfüümid ja õli kaasa. Mängud maha, läksin tagasi, võtsin mängud kaasa, jõuan laua äärde ja näed sa, ikka pole mänge kaasas, võtsin hoopis parfüümid. Parfüümid ja need õlid, keemneõlid kaasa. Okay. Sa saad siis ikka väga mitu korda üles-alla meil käia. Ma olen tagasi. No mine, me vaatame siin siis, me ära ei kao kuskile. Pole hullu, täna on siuke päev. Missugust numbrit? Numbrid või tähed? Siin on tähtedena märgitud, aga need on numbrid. Siin tähti ei ole. Polnud ole õige vaata. Jah. Ainult liha. Mul sassi selle. Need on okei nüüd. Jaa, aga ma lihtsalt teen selleks, et uuest reeglist sellest see kaardi välja käinud, kiire selle järgmine kaardi ümber, pildi pool üles, võid oma kaardi pakkuda mängu korral kaarti maha panna nii palju. Andra, nii tõsine. Maha paned. Mängu korra lõpus tuleb sul kätte. Rohkem kaarte sa käest ära paned, seda rohkem võimalus. Oota, kui nüüd pane kasuta 11, Kipo, paned kipo. 11 või valid. Kõik kaardid. Kõik skipod on Tiinale läinud. Tere hommikut, uks oli 100 lukuga kinni pandud. Kuidas te magasite? Liiga hästi. Meil ka. Meil oli ka täna nii hea uni, sellepärast meil oli aken lahti. Ja kui on aken lahti, siis on alati hea uni. Yeah, this is our housekeeper. He is amazing. He's doing so good work and he is the one who is making these awesome animals we have showed you before. So thank you so much. Yes, thank you. Ja nüüd me läheme hommikusöögile. Yes. No nii, tere hommikust, Andu, ja head isu teile. Ma mõtlesin, et ma teeks teile ühe pisikese tuuri, mida meil siin hommikusöögilauas siis pakkuda on. No muidugi on erinevad juustud, meile meeldivad need cream cheese'id väga, siis on, siin on muidugi tohutu puuvilja valik. Mõtlesin, et need seal on pirnid, aga need on hoopis mingisugused kohalikud eksootilised puuviljad. Siin on erinevaid jogurteid. Siin on muidugi müslisid ja ära ei saa unustada siis seda saia osa. Siin saab päeval ka pizzat, aga siin on nagu mingi tohutu saiakeste osakond. Päeval on siis eraldi koogid, ma sinna teise otsa ei hakka minema. Siin on toitu, baklažaan on hästi tehtud, nutella. Siin on muidugi järjekord inimesi, kes ootavad omletti. Ja omletimeister on siin. Siin on ka keedumune, kõike muud. Et see on siis hommikusöög. Seal tagaotsas on ka, aga sinna ma praegu ei viitsi minna, nii et selline hommikusöögi valik. Mina lähen siis ikka oma baklažaani ja kreemjuustu ja siis omletiga täna hommikul. Tiina näeb välja, et täna öö on väga magus olnud. Ei kuule, see on meie 6. päeva hommiku. Kes ta on? Karl, Miikaeli ja Tiina toas siis, päris lahe on. Ja telekapult on siis nagu, see on nagu siis kepp, mille peale see vanakene siis toetub. Väga lahe. Meil on selline väike pärdik siia siis pandud. Selline, ma ei saa aru, kuidas nad õpivad siukseid asju, ma ei saa aru nagu. Üles poodus siia. Nii, päris vahva nagu. Tagumiku peal, sinised randid peale. Väga äge. Väga lahe. Nüüd me lähme
to the beach. Lähme võtame oma tobelid kaasa ja towels ja lähme teeme rannapäeva. Beežitama randa. Rannabeežituspäev. Täna on nii palju rahvast siin. Päike on kuum ja mõnus ja soe. Rannas on arvatavasti natuke rohkem tuult, aga Jah, aga ma arvan, et see on mõnusalt jahutab just. Ja tauelkaardid on kaasas. Nii, nüüd me oleme siis siin bussipeatuses, kus on nii kõva muusika. Siit viib buss randa, rannas on snorgeldamise asjad. Nii et ootame bussi siis. Meie buss tuleb kell 11.00. No nii, nüüd me oleme bussis. Hotellibuss viib meid randa. Vaatame, milline see rand ka siis on. Nii, see buss tõi meid siia randa. Siin on ikkagi liivapõhi. Kuidas vesi on? Miku, kuidas vesi on? Külm, sa ütlesid soe on ju? ei ole küll. On väga külm, mis sa pritsid? Mida sa pritsid? Noh, vesi on siin küll nii läbipaistev lihtsalt. Nii, me lähme siis amma shoppingule. Siin on üks hea pood, kus me ostmas käime asju. Ühe korra käisime jah, sorry. Aga siit leidub igast head ja paremat kommi ja särki ja värki ja lähme vaatame uuesti, kas need on jälle samad inimesed siin. Siit leidub absoluutselt kõike. Siin on vesipiipe, kotte. Dubai šokolaadi muidugi leidub siit. Tiina ostis ka siit muidugi. Kunafa ja kiitsid väga, et see on väga-väga maitsev. Mänguasju. Steviaga piimašokolaad. Päriselt? See on ka see sama, vaata see... Kas te näete mu nägu Zero. praegu või? Näete, Zero zero. carbs. Ei, kui zero sugar. Kas te teate, ma olen õnnelik praegu või? Stevia. See on väga lahe. Siin on eestikeelne muusika, saate aru, jah? Ja siin on Stevia suhkruvaba šokolaadi. Ma ei saa aru, what is this place? Kes is cool? Siin on Eesti musa ja Andre proovib siin mütse ja... Miku, näita, mis sa ostsid? Miku! Karl Miikael! Palun, lähme sööma! Palun, lähme sööma! Vau! Miku! Miku! Vau, kuule, sa ostsid küll väga ägeda asja. Davai, lähme sööma! Mikule toodi nagu siukene uhke fancy koka ja kuna meil on täna viimane õhtu, siis meil toodi ka siuke õhupall koos tuvidega. Nii et inimesed on meil ikka nii kaasa elanud ja küsiti kohe, et
noh, et kus te olete olnud, et eile õhtul teid ei olnud siin ja siis me olime teises restoranis. ja küsiti ja mega äge. Mõtlevad külaliste peale. minul on siis kala ja lambakoftat